Ameerika on välja mõelnud, kuidas murda Iraani režiimi pärast kuid kestnud pommitamist, ülemjuhi tapmist ja nende tuumarajatiste hävitamist, kuid režiim jäi siiski ellu. Ameerika on otsustanud pöörduda millegi geniaalse poole. Nad kasutavad nüüd majandusstrateegiat, mille Iraan ise leiutas ja mille toimimist nad tõestasid. Aga siin on üks asi. Peavoolumeedia on tegeliku loo täiesti kahe silma vahele jätnud. Nad on kinnisideeks võtnud selle üle, kas USA kehtestab Hiinale sanktsioonid, kuigi tegelik plaan on palju keerukam. Režiim näitab juba lagunemise märke ja nad on alles alustanud, sest see plaan võib tõesti toimida. Nii et lähme asja juurde. Tere tulemast saatesse Middle East Geopolitics Explained. See strateegia muutus on hämmastav. Siit me alustamegi. 6 kuud on USA ja Iisrael rakendanud Iraani vastu sõjalist strateegiat. Nad on visanud tuhandeid tonne lõhkemoona sihtmärkidele üle kogu riigi. Nad tapsid ülemjuht Ali Khamenei avarünnakutes. Nad hävitasid peamised tuumarajatised, sõjalised rajatised, elektrijaamad ja juhtimiskeskused. Ja need rünnakud kahjustasid Iraani tõsiselt. See nõrgendas nende sõjalist võimekust, kuid ei murdnud terroristlikku režiimi. Režiim kohanes, see karmistas kontrolli. Äärmuslikud jõud said tegelikult isegi tugevamaks ja uus ülemjuht suutis võimu haarata. Sõjaline kampaania, hoolimata oma intensiivsusest ja edukusest, ei toonud kaasa režiimi kokkuvarisemist. Ja Iraan mõistes, et nad ei suuda sõjaliselt võita USA ja Iisraeli ühendatud jõudude vastu, otsustas strateegiat muuta. Nad läksid üle teistsugusele lähenemisele. Nad keskendasid kogu oma ülejäänud sõjalise jõu ühele strateegilisele eesmärgile, Hormuzi väina kontrollimisele. Nad paigaldasid miine, ründasid laevu, ähvardasid sulgeda ühe maailma kõige olulisema naftaveokoridori, millest miljardid inimesed sõltuvad energia saamiseks, ja see töötas, sest nad mõistsid midagi. Nende loodud strateegia avaldas USA-le tõelist majanduslikku survet. See sundis president Trumpi tegelema tõusvate naftahindade, murelike liitlaste, majandusliku ebakindluse ning selle mõjudega nii maailma kui ka USA turgudel. Iraanil polnud vaja tegelikku Ameerika sõjaväge võita, mis oleks olnud võimatu. Nad sundisid lihtsalt Ameerika majandust kannatama, et panna ameeriklased Trumpi taganema, sundima. See tõestas kõigile pealtvaatajatele midagi väga olulist. Majanduslik mõjuvõim võib olla õigest kasutamisel võimsam kui sõjaline jõud. Ja kui tekitada piisavat majanduslikku valu, on isegi suurriik valmis pigem läbi rääkima kui sõjaliselt eskaleerima. Jah, Iraanil õnnestus see, kuid see edu ei jäänud märkamata. Ja nüüd on Donald Trumpi administratsioon otsustanud kasutada täpselt sama strateegiat kuid Iraani enda vastu. Rahandusminister Scott Bessent teatas operatsioonist majanduslik väljatõrjumine, majanduskampaaniast, mille eesmärk on süstemaatiliselt katkestada dollarite voog Iraani režiimi. Trump ise nimetas seda kõige rängemaks majandusoperatsiooniks, mida kunagi ühegi riigi vastu on rakendatud. Ja see on väga, väga hea plaan. Muidugi on sellel plaanil tõsiseid puudusi, mida me varsti analüüsime, kuid üllataval kombel ei ole need vead, millest meedia teile räägib, sest peavoolumeedia on sellest täiesti valesti aru saanud. Kõik keskenduvad sellele, kas USA kehtestab sanktsioonid Hiinale ja kas Hiina allub Ameerika survele, mida nad on öelnud, et nad ei tee, kuid just see arutelu domineerib kogu uudiste kajastust. Et mõista, miks see arutelu jätab tegeliku loo täiesti tähelepanuta, pead sa teadma ühte fakti. Iraani majandus sõltub väga palju Hiinast. Hiina ostab umbes 90% Iraani alles jäänud naftaekspordist. See naftamüük toob Iraanile aastas umbes $30 miljardit tulu, mis moodustab ligikaudu 45% nende kogu riigieelarvest. Kui Hiina seda naftat ei ostaks, ei suudaks Iraani valitsus sõna otseses mõttes toimida. Nii et kõik eeldavad, et USA strateegia peab kuidagi hõrimama Hiina sundimist Iraani nafta ostmise lõpetamiseks, mis oleks Ameerikale väga kulukas. Ja sellel võivad muidugi olla tõsised tagajärjed, kuid USA on juba mitu sammu ees. USA-l ei ole vaja Hiinat sanktsioonidega karistada ega veenda Hiinat koostööd tegema, sest mereblokaad katkestab juba automaatselt Iraani naftamüügi. See ongi see oluline punkt, millest kõik mööda vaatavad. Veebruaris, kui konflikt algas, tarnis Iraan Hiinale 1,57 miljonit barrelit naftat päevas. Ja augustiks oli see langenud 500 000 barrelini päevas, mis tähendab umbes 6 kuuga laastavat 66% langust. USA merevägi takistab füüsiliselt Iraani tankeritel sadamatest lahkumast. Seega ei saa Hiina osta naftat, mis ei saa riigist füüsiliselt väljuda. Pole vahet, kui väga nad tahavad Iraaniga koostööd teha või kas nad on valmis seda ostma. Nafta lihtsalt ei pääse välja. Kõik sanktsioonid, millest räägitakse, keskenduvad kiiresti vähenevale nafta ekspordile ja see langus on suur osa majandussurvest, mida Iraan juba tunneb. Näete, see majandusliku teepäeva plaan on mitmetahuline ja see on üles ehitatud nii, et tabada Iraani väga erinevatel viisidel. Ainult Hiinale keskendumine on viga. Jah, nad ostavad endiselt Iraanilt ja kas USA võiks teoreetiliselt ähvardada Hiinat tõsiste sanktsioonidega selle nafta eest? Jah, nad võiksid seda teha.
kas nad tegelikult ka tegutseksid? Ei, peaaegu kindlasti mitte. rahandusminister on selle selgeks teinud, kui ta ütles, miks ma peaksin tahtma ülemaailmse finantssüsteemi õhku lasta. Kui USA kehtestab sanktsioonid suurtele Hiina pankadele, võib see hävitada või vähemalt oluliselt kahjustada ülemaailmset kaubandust, tehes kahju Ameerika ettevõtetele ning kutsudes esile Hiina vastumeetmed Ameerika tehnoloogia ja investeeringute vastu. Ja see pole lihtsalt seda väärt. Keegi ei taha sellist tulemust. Nii et tegelik strateegia ei seisne üldse selles, et sundida Hiinat koostööle. See puudutab kõiki alternatiivseid kanaleid, mida Iraan paratamatult proovib kasutada, kui naftamüük täielikult lõpeb. Pea meeles, et see 65% peab ainult kasvama. Nii et sul on Dubai varipanganduse võrgustikud ja Türgi salakaubateed üle Iraagi-Iraani piiri, Venemaa finantsvõrgustikud, mis liigutavad raha mittetraditsiooniliste kanalite kaudu ning Venezuela vahetuskaubandus, kus riigid vahetavad kaupu väljaspool traditsioonilisi finantssüsteeme. Üks Iraani käsilasorganisatsioonidest, Hezbollah, on üks suurimaid narkokaubandusorganisatsioone maailmas. Ja kuhu sa arvad, et kogu see raha läheb? Just sellist raha püüabki operatsioon majanduslikud välja tõugatud sanktsioonid alla panna. Ja see ongi põhjus, miks see võib tegelikult toimida. Blokaad katkestab peamise tuluallika. Sanktsioonid sulgevad kõik teised uksed. Ja isegi kui blokaad ei suuda kogu naftat teatada, on kõik muu ikkagi oluline. Selle operatsiooni tulemus on selge. See on režiimi kukutamine. See on ainus viis, kuidas USA saab peatada Iraani režiimi terrorismi. Aga siin on head uudised. See ei ole Ameerika, kes sunnib režiimi muutust vastu Iraani rahva tahtmist, mis on neid varemgi alt vedanud. Mitte otseselt Iraanis, aga enamasti, kui Ameerika on püüdnud režiimi muutust peale suruda, pole see eriti hästi toiminud. Iraani rahvas ise tahab, et see muutus toimuks. Neile ei avaldata väljastpoolt survet, nad püüavad seda ise saavutada. Ja miks nad siis pole selles õnnestunud? Me kõik mäletame, kuidas 2026 aasta jaanuaris läksid tavalised iraanlased üle kogu riigi tänavatele, protestides aastakümneid kestnud jõhkra allasurumise vastu valitsuse poolt, mis on tapnud omaenda kodanikke ja vangistanud poliitilisi vastaseid ja valitsenud süstemaatilise hirmu ja vägivalla abil. Ja kui nad seda massiliselt tegid, valitsuse vastus oli täiesti jõhker. Hinnangute kohaselt hukkus vaid 2 ööga umbes 40 000 inimest. Režiim sulges kogu riigis interneti nädalateks ja hukkas meeleavaldajaid ilma kohtuta. IRGC jahtis inimesi sõna otseses mõttes tänavatel. Tõde on selge ja vaieldamatu. Iraani rahvas ei suuda seda režiimi üksi kukutada, ükskõik kui vaprad nad ka poleks, ja nad on väga vaprad, ning kui meeleheitlikult nad ka muutust sooviksid. IRGC on üks maailma kõige kardatavamaid sõjalisi ja julgeolekuorganisatsioone. See on ideoloogiliselt režiimile pühendunud, tugevalt relvastatud ja halastamatult valmis kasutama jõudu omaenda rahva vastu. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on juba proovinud IRGC-d murda 6 kuu jooksul massiivse sõjalise jõuga. Nad tapsid ülemjuhi mõne minutiga. Nad hävitasid tuumarajatised ja sõjaväerajatised ja ometi on režiim endiselt võimul. Nad kohanesid ja jäid ellu ning tegelikult karmistasid oma kontrolli. Kuidas see võimalik on? No, sest nende juhtkond on väga tugev, aga sama tugevad on ka nende sunnimehhanismid. Ja just seda teeb majandussurve, mida sõjaline jõud üksi ei suuda. See lõhub süsteemi, mis hoiab režiimi võimul. Kui raha saab otsa, ei saa sõdurid palka. Kui sõdurid ei saa palka, ei ole nad alati nii valmis käske täitma. Ja kui sõdurid lõpetavad käskude täitmise, laguneb kogu repressiivaparaat. Just sõdurid peatavad meeleavaldajaid ja just sõdurid hoiavad juhtkonda turvalisena. Ja nemad ongi need, keda see strateegia sihib. Ja just sellepärast võib see töötada seal, kus ainult sõjaline jõud on läbi kukkunud. Aga see viib meid järgmise küsimuseni. Miks pole juba ulatuslikud majandussanktsioonid varem edu toonud? Mis on seekord teisiti? Et mõista, miks see operatsioon võiks õnnestuda seal, kus varasemad sanktsioonid läbi kukkusid, tuleb aru saada, mis varem valesti läks ja miks need sanktsioonid olukorda hoopis halvemaks muutsid, mitte paremaks. USA on juba aastakümneid Iraanile pidevalt sanktsioone kehtestanud. Seda lähenemist on proovinud mitmed valitsused. Kõigi nende aastate jooksul pole tulemuseks olnud ei režiimi kokkuvarisemist ega olulisi poliitilisi muutusi. Selle asemel kannatasid tavalised iraanlased kohutavalt, samal ajal kui režiim ise muutus hoopis rikkamaks ja kinnistas oma võimu veelgi. Kuidas see võimalik on? Sanktsioonid kahjustasid tsiviilelanike laastaval moel. Toiduhinnad tõusid lakke, ravimid kadusid apteekidest ja töökohad kadusid. Majandus kahanes ning tavalised inimesed muutusid aina vaesemaks, püüdes samal ajal ellu jääda. Aga režiim ise muutus rikkamaks. Ja kuigi see võib tunduda ebaloogiline, on see ainult sellepärast, et kui sa mõistad, kuidas sanktsioonid tegelikult autoritaarsetes süsteemides toimivad, siis see on mõistetav.
sanktsioonid loovad musti turge ja salakauba veovõrgustikke. ja kui Iraani revolutsiooniline kaardivägi IRGC haarab nende mustade turgude üle kontrolli, sest nad on valmis kasutama jõudu ja saavad sanktsioonirežiimi peamiseks kasusaajaks. iga piirang, mille USA kehtestab, avab sõjaväele uusi võimalusi tohutult kasu teenida. Salakaubaveo, sanktsioonide vältimise võrgustike, ebaseadusliku kaubanduse ja finantsskeemide kaudu, millele tavalised ettevõtted ligi ei pääse. Nii et lõpptulemus oli see, et sanktsioonid muutsid Iraani rahva näljaseks ja meeleheitlikuks, aga muutsid repressiivaparaadi jõukamaks ja võimsamaks. Põhimõtteliselt tugevdades just seda üksust, millele sanktsioonid pidid survet avaldama. Operatsioon majanduslik väljatõrjumine on põhimõtteliselt erinev, sest see sihib midagi täiesti muud. Majanduslikke stiimuleid, mis hoiavad sõdureid ja julgeolekujõude režiimile lojaalsena. See ongi kogu strateegia käivitav jõud. Kuigi IRGC sõdurid on kindlasti ideoloogiliselt pühendunud islamirevolutsioonile ja režiimi ellujäämisele, on neil paljuski ka praktilised majanduslikud stiimulid. Neile makstakse väga head palka. Neil on juurdepääs musta turu kaupadele ja tarbekaupadele, millele tavalised tsiviilisikud ligi ei pääse. Nad saavad ühiskonnas staatust ja privileege ja nende peresid toetatakse ning nad sõltuvad oma sõjaväelisest sissetulekust. Majanduslik stiimul on põhimõtteliselt see, mis paneb ideoloogia tegelikult praktikas toimima. Kui raha ära võtta, muutub ideoloogia märgatavalt nõrgemaks. Muidugi ma ei räägi neist hullumeelsetest äärmuslastest, kes on päris tipus, aga enamikule inimestest armees, jah, nad on ideoloogiliselt samal lainel, kuid nad sõltuvad ka väga-väga palju rahaliselt armeest, mis tähendab, et nad ei saa oma positsioonidest loobuda. Olla IRGC-s on seda väärt. See tagab sinu turvalisuse, mugavuse ja ka sinu pere heaolu. Kas sa oled kunagi mõelnud, kuidas on võimalik, et nii paljud iraanlased on režiimi vastu, kuid ometi on nii palju sõdureid, kes seda toetavad? Jah, tõesti, mõne jaoks on see usuline, aga paljude jaoks on see majanduslik. Autoritaarne režiim püsib, sest sõdurid täidavad käske, et säilitada kontrolli, maha suruda vastupanu ja kasutada jõudu elanikkonna vastu. Aga miks nad neid käske täidavad? Mõned teevad seda kindlasti hirmust, kuid paljud teevad seda eelkõige seetõttu, et neid motiveeritakse majanduslikult, palkade, hüvede ja staatusega. Ja kui sa võtad raha täielikult ära ning eemaldad suure motivaatori, mis kogu süsteemi toimima paneb, siis näljased sõdurid ei ole õnnelikud sõdurid. See ongi operatsioon majanduslik väljatõrjumine peamine mõte. See ei püüa lihtsalt tekitada kannatusi mingis abstraktses mõttes, muutes toidu ostmise raskemaks. See sihib konkreetselt majanduslikke mehhanisme, mis hoiavad sõdureid lojaalsetena ja tagavad repressiivaparaadi igapäevase toimimise. Kui sõdur ei saa palka, kui tema pere on näljane, kui tal pole enam võimalik säilitada staatust ja privileege ega saada ligi kaupadele, mis teda varem ajendasid käske täitma, tema valmisolek režiimi käske täita hakkab murenema ja ta muutub režiimi peale vihaseks. Seetõttu on operatsiooni majanduslik väljatõugatu peamiseks eesmärgiks raha, mitte tekitada kannatusi ega täiendavat karistust Iraani rahvale, vaid just selleks, et murda majanduslik alus, mis hoiab repressiivaparaati töös ja võimaldab režiimil kontrolli säilitada. Kui sõdurid režiimi vastu pöörduvad, võivad seda teha ka inimesed ja siis võib režiim langeda. Iraani valitsuse tulu tuleb nafta ekspordist. Enne sõda eksportis Iraan umbes 2 miljonit barrelit naftat päevas, mis toob aastas sisse ligikaudu $57 miljardit, mis moodustab umbes 55% kogu valitsuse tuludest, olles aluseks kõigele, mida režiim teha saab. Kuid USA on kehtestanud mereblokaadi. 2026 aasta augustiks on need ekspordimahud katastroofiliselt langenud umbes 300 000 barrelini päevas. See on 85% langus vaid mõne kuuga. Ilma selle naftatuluta, mis valitsuse kassasse laekub, ei suuda režiim oma sõdureid maksta. Ei suuda säilitada riikliku kontrolli aparaati ega toimida valitsusena sisuliselt. Nüüd, nagu me ütlesime, on veel ülejäänud 45%. Iraani majandus on juba tõsises kriisis, mis tähendab, et režiim on juba haavatav ning valuuta on täielikult kokku varisenud. Reaal oli umbes aasta tagasi väärt umbes $1 miljon dollari kohta ja nüüd augustiks see on väärt $2 miljonit kohta, mis tähendab, et kõik, mida Iraan peab teistest riikidest importima, muutus lihtsalt 2 korda kallimaks. Toiduhindade inflatsioon on aastaga 87%, mis tähendab, et toiduhinnad kahekordistuvad sõna otseses mõttes 1 aastaga. Ja inimesed jätavad liha ja puuvilja täielikult oma toidulaualt välja, sest nad lihtsalt ei saa neid enam endale lubada ning seda ütlevad Iraani inimesed ise. Valitsuse toidutalong, mis peaks aitama inimestel ellu jääda, on väärt vaid umbes $6 kuus. Bensiinijaamad üle kogu riigi on kütusest otsa saamas, sõna otseses mõttes, ning elektrit normeeritakse ja lülitatakse regulaarselt välja. Veepuudus on täiesti tavaline. Ravimid kaovad apteekide riiulitelt, sest farmaatsiaettevõtted ei saa kätte vajalikku välisvaluutat ravimite importimiseks. Töötus on laastav.
vaid kolmandik tööealistest iraanlastest on üldse mingil moel tööl. Eelmise režiimi vastase ülestõusu ajal oli olukord juba niigi kriitiline. See on suur osa sellest, mis on inimesi võitlusele ajendanud. Nad tundsid, et neil pole midagi kaotada, kuid nüüd läheb olukord veelgi hullemaks. Ja on õudne, et Iraani rahvas peab selle tagajärgi kannatama. Aga pidage meeles, et see on juba tohutu humanitaarkriis, mille taga on režiim, kes hävitab aktiivselt tavainimeste elusid. Ja see kõik toimub enne, kui operatsioon Economic Outcast on täielikult rakendatud. Jah, Iraani rahvas hakkab kannatama, kuid nad on juba kannatanud. Ja see on võimalus, et asjad muutuksid. See operatsioon on suunatud peamiselt režiimi vastu. Fakt, et režiim on juba nii haavatav, et inimesed kannatavad juba nii palju ja et majanduslik surve on juba olemas. Sellise intensiivsusega tähendab see, et see operatsioon võib lisada juba olemasolevale survele. Ja sisuliselt öelda režiimile, et me ei lase teil sellest majanduslikust kokkuvarisemisest taastuda. me tabame süstemaatiliselt, et majanduslik olukord halveneb seni, kuni režiim kukub. Niisiis, millised on tegelikud sanktsioonid? Enamik uudistekanaleid ei selgita piisavalt, kuidas jõustamismehhanismid tegelikult toimivad. Ja jah, suur osa sellest hoitakse salajas. Aga peale selle ei selgitatud sulle isegi Ameerika Ühendriikide mereväe läbi viidud mereblokaadi. Kuidas saaksid sa neid siis üldse usaldada? Nagu me teame, takistab USA merevägi füüsiliselt ja aktiivselt Iraani naftariigist lahkumist, viies päevast päeva läbi operatsioone Iraani tankerite peatamiseks ja konfiskeerimiseks. Ameerika sõjalaevad patrullivad aktiivselt Hormuzi väina ja Iraani ümbritsevaid vesi. Ja kui Iraani naftatankerid üritavad Iraani vetest lahkuda, peavad laevad need kinni, lähevad pardale, konfiskeerivad lasti ja pööravad alused ümber enne, kui need jõuavad rahvusvahelistesse vetesse. See on peamine põhjus, miks Iraan juba tõsiste majanduslike raskustega silmitsi seisab ja loomulikult avaldab blokaad peamisele tuluallikale kõige suuremat mõju. Kuid operatsioon majanduslik väljatõugatu hõlmab palju enamat kui ainult blokaadi. See hõlmab konkreetseid sihipäraseid sanktsioone, mis rakenduvad etappide kaupa ja hõlmavad olulisi majandussektoreid, millest Iraan sõltub. Rahandusministeerium on ametlikult määratlenud 5 olulist sektorit, kus USA võib nüüd sanktsioneerida iga välisriigi isikut või ettevõtet, kes seal tegutseb, olenemata nende füüsilisest asukohast maailmas. Esimene sektor on digitaalsed varad ja krüptoraha, mida Iraan on kasutanud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja raha liigutamiseks väljaspool traditsioonilist pangandussüsteemi, mida USA saab jälgida. Teine sektor on tehnoloogia, sealhulgas kahesuguse kasutusega tehnoloogia, mis võib toetada Iraani relvaprogramme ja sõjalist võimekust. Kolmas sektor on kuld, mis on režiimi peamine kaitse täieliku valuutakrahhi vastu ning viis, kuidas autoritaarsed režiimid säilitavad oma rikkust, kui nende valuuta muutub sisuliselt väärtusetuks. Neljas sektor on lennundus, mida kasutatakse relvade ja sõjaväelaste transportimiseks piirkonna proksirühmitustele. Ja viies sektor on laevandus, sealhulgas Iraani varilaevastik, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et transportida naftat mitteametlike kanalite kaudu, kui tavapärane kaubalaevandus pole võimalik. Igaüks neist sektoritest esindab erinevat viisi, kuidas raha Iraani jõuab või kuidas režiim oma võimu säilitab ning iga sektori sanktsioonid sulgevad erineva tee. Selle tõestamiseks, et see on päriselt nii, ega ole lihtsalt retoorika, Rahandusministeerium määras kohe sanktsioonid alla ligi 60 üksust, isikut ja laeva, kes tegutsevad tuumahanke võrgustikes, küberoperatsioonides, infrastruktuuris ja naftatranspordi tarneahelates. Oluline on see, et need sanktsioonid on suunatud konkreetsetele tarneahelatele Hongkongi, Hiina, Araabia Ühendemiraatide ja Singapuri kaudu. See näitab, et strateegia ei ole tegelikult ebamäärane ega ähvarda lihtsalt üldiselt Dubait. See nimetab konkreetseid panku, konkreetseid ettevõtteid, konkreetseid kaubateid, mida USA teab, et kasutatakse raha ja kaupade liigutamiseks. Sõnum on, me teame täpselt, kuidas teie süsteem töötab. Me teame, millised konkreetsed ettevõtted, millistes konkreetsetes riikides hõibustavad teie kaubandust ja me sihime just neid. Mis teeb selle erinevaks kõigist teistest sanktsioonikampaaniatest, on see, et see toimub etappide kaupa, mitte ei panda kõiki korraga musta nimekirja. Näiteks, kui sa tead, et keegi Dubais aitab Iraanil kulda eksportida, kui sa siis väidad, et kavatsete lihtsalt Dubait sanktsioneerida, on see ebamäärane, tohutu ja keeruline ning te olete nad lihtsalt riigina musta nimekirja pannud. Aga kui sa lähed konkreetse riigi kallale ja teed selgeks, et need inimesed on tuvastatud, on seda palju lihtsam sihtida. Näiteks, vaata esimest etappi. Selle operatsiooni esimene etapp on juba tehtud. See tuvastab eluliinid ja määrab sanktsioonid alla esialgsed Iraaniga tegutsevad üksused. Teine etapp, mis on praegu, annab riikidele kindlaks määratud tähtajad Iraaniga kaubanduse peatamiseks, vaikse diplomaatia konkreetsete tähtaegadega. Nad nimetavad nad avalikult ära ja ütlevad neile, et parem lõpetage varsti, muidu juhtub midagi, mis viib kolmanda etapini. See määrab nõudeid eiravad osalejad USA finantssüsteemist väljaarvamiseks. Nad kaotavad juurdepääsu dollaritele, pankadele ja turgudele.
Kui te ei lõpeta Iraaniga tegutsemist määratud aja jooksul, nüüd kui me oleme teid tuvastanud, kaotate juurdepääsu USA majandusele. Ja siis loomulikult 4. etapp tõstab panuseid teiseste sanktsioonideni, kus ka teised riigid, kes kauplevad määratud osalejatega, seisavad silmitsi sanktsioonidega, tekitades ahelreaktsiooni. Nii et ei sihi mitte ainult seda konkreetset ettevõtet Dubais, vaid ka kõik teised ettevõtted, kes on kunagi selle Dubai ettevõttega koostööd teinud, ei saa enam USA dollaritele ja muule ligi. See on veenev argument. Enamik varasemaid sanktsioone lihtsalt lisasid kõik korraga musta nimekirja, mis tekitas musti turge ja alternatiivseid süsteeme. See lähenemine annab riikidele valikuvõimalusi ja reaalseid tagajärgi. See sulgeb süsteemselt uksi, kuni raha ei jõua enam režiimini. Iraani režiim on juba sisemiselt lagunemas. Mohammad Khalibov, parlamendi esimees ja pealäbirääkija, tunnistas, pole vahet, kui palju meil on sõjalist jõudu, kui inimesed on näljas ja meil puudub rahaline ringlus ning majanduskasv, siis me ei kesta. Ja see on tsitaat. President soovitas, et Iraan peaks sõja täna lõpetama, kui nad on veel tugevad ja väärikad, mis tähendab, et tuleks sõlmida kokkulepe enne, kui kogu mõjuvõim kaob. Isegi keskpanga president tunnistas, et me ei ekspordi naftat. Ameeriklased on meie valuutareservid külmutanud. Need režiimi ametnikud ütlevad, et praegune tee ei ole jätkusuutlik. Ja see tõestab strateegia põhiteooriat. Kui sa murrad režiimi sisemiste pingete ärakasutamisega ja annad mõõdukatele argumendid, mida nad vajavad, et võita äärmuslasi, kes tahavad lõputult edasi võidelda. Asjalooliselt muutuvad režiimid just nii, sisemise lõhenemise, mitte välise surve kaudu. Enne majandusväljatõukamise operatsiooni proovis Trumpi administratsioon diplomaatilist lähenemist. Me kõik oleme kuulnud käimasolevatest läbirääkimistest 60-päevase relvarahu üle koos võimaliku sanktsioonide leevendamisega, kuid Iraan kasutas kogu selle läbirääkimiste aja tegelikult laiemaks konfliktiks valmistumiseks, tugevdades oma kontrolli, suurendades raketitootmist ja koordineerides vahendusrühmituste rünnakuid. Kui see lõppes, nimetas Iraani välisministeerium seda täiesti ebaoluliseks. Iraan pole kunagi olnud kokkuleppest huvitatud, vaid nad lihtsalt ostavad aega, et valmistuda järgmiseks eskalatsiooniks. Diplomaatia ei saa toimida režiimiga, mis kasutab rahuläbirääkimisi sõjaks valmistumise kattevarjuna. USA suursaadik Huckabee on öelnud uudisteallikatele, et president Trump ei bluffi ning ta viitab tegelikele sõjalistele operatsioonidele, mis on tõestanud Ameerika valmisolekut jõudu ulatuslikult kasutada. Sest just majandussanktsioonide ja sõjaliste sanktsioonide koosmõju toimib. Kas mäletate operatsiooni Keskööhaamer juunis? See hävitas ühe ööga 3 Iraani tuumarajatist. Ameerika ei karda sõjalisi operatsioone. Veebruaris toimunud Epic Fury oli 40-päevane pommitamine, mis tappis ülemjuht Khamenei juba esimestel minutitel. Ja nüüd operatsiooniga majanduslik tõrjutus, ütleb Trump. Me oleme näidanud sõjalist jõudu. Me oleme andnud teile võimaluse läbirääkimisteks. Te olete keeldunud. Nüüd hakkame lihtsalt süstemaatiliselt teie majandust lämmatama. Ja kui te kurssi ei muuda, kasutame lihtsalt uuesti jõudu. Sõjalised rünnakud on praegusel hetkel sümboolsed. Režiimid suudavad end taastada, kohaneda ja taastuda. Pärast kuud viimaste aastakümnete rängimaid pommitamisi on Iraani režiim endiselt võimul, kuid majanduslik kokkuvarisemine on eksistentsiaalne, sest sa ei saa üles ehitada majandust, mida pole olemas. Sa ei saa hoida sõjalisi jõude, kui sa ei suuda neile palka maksta. Ja sa ei saa säilitada kontrolli, kui raha saab otsa ja inimesed surevad janu kätte. Režiim peab valima. Kas nad hakkavad tõsiselt läbi rääkima või vaatavad pealt, kuidas nende valitsus seestpoolt kokku kukub. Ja Iraani rahvas on juba meeleheitel ja valmis võimalusest kinni haarama. Kui USA katkestab režiimi rahastuse ilma põgenemisteedeta, kaovad nende võimalused ja rahvas saab vajaliku võimaluse. Järgmised paar kuud saavad olema tõeline proovikivi. Kas Trumpi administratsioon liigub tegelikult 3. etappi ja määrab sanktsioonid Türgi salakaubavedajatele, Dubai pankadele, Venemaa asutustele, kes ei täida nõudeid, kui tähtajad mööduvad? Või taanduvad nad 3. etapist, kui poliitiline või majanduslik surve kasvab? See määrab, kas see operatsioon õnnestub või muutub see lihtsalt järjekordseks sanktsioonide ähvarduseks, millega Iraan on õppinud toime tulema. Sest just nii juhtub sanktsioonidega sageli. Need kõlavad suured ja äärmuslikud, kuid nende jõustamine on väga-väga keeruline. Rahandusministeerium on tõestanud oma tõsidust 60 viivitamatu sanktsiooni määramisega, kuid see toimib ainult siis, kui Ameerika pühendub jõustamisele kõigis 4 etapis. Trump kutsus kõiki USA liitlasi selle koalitsiooniga liituma, et luua koordineeritud ülemaailmne tegevus. Ja pidage meeles, et nüüd see ei puuduta enam ainult Iraani tuumavõimekust. Iraan, kes kontrollib Hormuzi väina, mõjutab ülemaailmset laevandust kõikjal ning selle tõttu kannatavad majandused üle kogu maailma. Koalitsiooni surve paneb sanktsioonid tõhusamalt toimima ja muudab ähvarduse usutavamaks viisil, mida ühepoolne tegevus ei suuda saavutada, ning see ongi lootus. Kui see operatsioon õnnestub, saavad Iraani inimesed lõpuks ise oma tuleviku üle otsustada. Ja kui see ei õnnestu, kui Ameerika esitab ähvardusi, kuid ei vii neid tegelikult täide, jääb režiim taas ellu ning Iraani rahva ja kogu maailma rõhumine jätkub. Ainus küsimus, mis nüüd loeb, on, kas Ameerikal on tegelikult tahet see lõpuni viia.
vastus määrab, kas Iraani rahvas saab lõpuks oma vabaduse või jääb lõksu režiimi alla, mis on valmis võimu säilitamiseks tapma 10 000 inimesi. Mina olen Ira Jerakai ja kohtume järgmisel korral.